Tere, olen Illar Kohvinaualt ja täna on laupäev 19. juuni aastal 2021. Ja täna võin ka soovida õnne ema Hiljale, kes saab 77. Nii et, ja ma üritasin neid ka, või tähendab, emad õnnitleda ka Elmari raadios, no tema on suur Elmari kuulaja, eks ole. Ja siis saatsin ka õnnesoovid Vikerraadiosse, aga nüüd näitan teile, et kuidas raadiot suhtuvad õnnesoovidesse. Niisiis, Elmarisse sai saadetud täna selline kaunis roosiga e-kaart ja sellise tekstiga: tere, Illar Kohvinaualt õnnitleb ema Hilja Kohvi-Torris tänase 77. sünnipäeval ja tervitused Tiiva Anne Veskile. Anne Veskilt paluks laulul Lähen mööda teed. Niimoodi. Ja kõik kenasti, jälle see e-kaart avati, et soobid aeg vaatas e-kaarti, mis talle saatsid, milles sa talle saatsid 19. juuni 2021 kell 14.25.09. Ja saatejuhiks oli Hendri Laumets, nii et see mees ei oska üldse kirja, ma ei tea, tähti ei oska ja pole vist koolis käinud, et ei oska midagi lugeda ega mitte midagi, kui Illar Kohtele saadab, nii et järjekordselt, et jäeti kiri eetrisse lugemata ühe sõnaga, nii et süüdimatu Elmar, süüdimatu on süüdimatu, midagi teha ei ole. Ja eelmisel laupäeval kella 4 ja 5 vahel sai jäetud ka Vikerraadio automaatvastajale, sai jäetud tänaseks õnnesoov ühe sõnaga ja tänases saates see kõik kenasti kõlas nagu ikka ja saate ka seda kuulata. Nii et nagu ise nägite ja kuulsite, et raadiojaamadel on ikka väga suur vahe, nii et Vikerraadio on ikkagi kõige kuulatavam raadiojaam Eestis sõnaga endiselt ja Vikerraadios kõik loetakse ilusti, või antakse kõik need tervitused eetrisse, mis oled automaatvastajale jäetud, aga Elmari raadio on täiesti süüdimatu. Tema ei suuda tervitusi, Illar Kohvi tervitusi eetrisse lugeda ja nii, et ärge kuulake Elmarit, ärge kuulake Elmarit. Elmar ei ole mingi raadio, nii et kuulake kõiki teisi raadioid, Vikerraadiot, aga Elmarit ei kuulake, sest see on süüdimatu raadio. Süüdimatu, nii ütlen mina, Illar Kohvinaualt.